Head kolleegid, mina ei suitseta ja mul puudub isiklik suurem huvitatus asjast. Ma ei kavatse ka hakata ühegi või teise kauba maale toojaks või väljaviijaks, aga e-sigareti ja eriti kuumutatava tubakatoodete probleem on mulle ametiga kaasa tulnud sellest, et Tartu tudengid on teinud jõulisi avaldusi ja rääkinud sellest, et tuleks teha algatus teha Tartu tubakasuitsuvabaks linnaks. Nad on käinud laiemalt ühes ja teises ja kolmandas ülikoolis ja toovad väga sümpaatseid näiteid, kuidas ühes või teises linnas sinnamaale on juba jõutud. Teine asi, mis sellega liitub, on see, et Tartu linnavolikogu arutas keskkonna säästmist ja bensopüreeni kahjulikku mõju ja seal oli ja Isamaaliidu silmapaistev esindaja Peeter Laurson keemikuna rääkis sellest, kui palju siis tuleb bensopüreeni ühest Karlova linna ahjust või kui palju ühest sigaretist ja tegi ettepaneku, et võib-olla läheks üle kuumutatavale sigaretidele ja jätaks Karlovale tema ahikütte omapära siiski alles. Tudengid olid päris õelad, aga me olemegi nii harjunud, et räägime asjadest ausalt ja teravalt ja üks neist küsis, et kas Riigikogu sõidab endiselt veel tõllas ja nemad juba rongiga, aga see ei olnud kõige õelam, veel õelam oli see, kui nad küsisid, et kas meil tekib siis üks põhjus veel käia Lätist midagi ostmas, et Lätist ju saab. Kõigile nendele küsimustele ma ei osanud vastata, ütlesin, et ma luban teile, et ma kolleegidele nende soovidest räägin. Tegelikult on kirju veel, küll rõdul suitsetamise vastu protestivad naabrid, neid on palju. Tudengid küsisid veel ka, et kas nemad võivad Tartus algatada volikogu eelnõu, et me teeksime kitsendusi nendele, kes traditsioonist tubakat suitsetavad. Ma ütlesin, et ei saa, me ei saa minna seaduse vastu, Riigikogus tuleb asjad enne paika panna ja siis loeti mulle veel kord sõnad peale. Mulle tuli meelde, paar päeva tagasi nägin ühte filmi, amatöörfilmi Tartu bussijaamast. See oli tehtud 50 aastat tagasi ja teate, ma nägin seal, et inimesed, see oli räpane, inimesed käisid ja 1 minuti jooksul 2 inimest sülitasid põrandale, nagu ei oleks mitte midagi juhtunud. Tuleb välja, et tol ajal see vist nii oli. Kui ma tänapäeval lastele seda räägin, et sülitati põrandale küll, siis nad seda ei usu. 10 aasta pärast ma usun, et kui me läheme edasi ka kuumutatava sigareti teemaga, keegi ei usu, et meil nii palju tahmati, tossati. Ma arvan, et sellest inetust kombest peaks saama lahti. Kas arvate, et keegi ütleb meile sellest aitäh? Kui me ikkagi viime läbi selle, et me lubame kuumutatavat sigaretti. Aitäh ei öelda, aga hoopis tähtsam. 10 aasta pärast ei kirjutad, küll ikka oli tobud, kes ei suutnud rumalale, tervist kahjustavale kombele piiri panna ja Päästeamet kiidab, nii nagu äsja just jutt oli, veel takkaotsa. Nii et mina küll teen, ma lubasin, et ma ei hakka kordama seda, mida hea kolleeg Kivimägi juba rääkis ja ei hakka ette lugema kõiki neid numbreid 1, 3 ja 16-ni, aga ma teen ettepaneku, toetage neid. Aitäh! Andres Metsoja. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, et ma ilmselt ei üllata kuidagi siin teid enam siit kõnetoolist, aga mina olen siis 3. kõneleja, kes ka ei suitseta. Aga ometi kuidagi teema on hingelähedane ja hingelähedane selles mõttes, et on kippumas saamas tavaks olukord, kus parlamendi liikmed algatades eelnõu jõuavad selle menetluskäiguga sinnamaani, kus öeldakse, et tuleb uurida ja analüüsida. Ja head saadikud, kui te jumala eest peaksite selle eelnõu vastu võtma, siis me kaalume selle eelnõu muutmist või tühistamist ministeeriumi algatusel. Ja vaadake, see ei ole hea praktika, et kahtlemata on vaja uurida ja analüüsida, sest me kindlasti ei taha elada sellises riigis, kus emotsioon ruulib üle argumendi. Aga paratamatult, kuulates ka komisjoni ettekannet, jõuame sinnamaani, kus enam argumente ei ole, minnakse emotsiooni peale ja tegelikult püütakse siis seda algatust kuidagi võib-olla naeruvääristada või maha suruda. Ja tõepoolest mina olen ka siis nende
eelnõu algatajate ja muudatusettepanekute algatajate hulgas, kes 23. jaanuaril esitasime koos 6 Riigikogu liikmega eelnõule number 775 10 muudatusettepanekut, millega sooviti eelnõu täiendada kuumutatavaid tubakatooteid puudutavat regulatsiooni. Ja pole vähematki kahtlust, nagu siin on eelpool juba öeldud, et need 10 ettepanekut olid ja on omavahel sisuliselt seotud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse tähenduses ja samuti on kõigi 10 ettepaneku esitajad samad isikud. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi peab juhtivkomisjon valmistama eelnõu teiseks lugemiseks ette eelnõule esitatud muudatusettepanekute loetelu. Paragrahv 102 lõige 2 täpsustab, et muudatusettepanekute loetellu kantakse need muudatusettepanekud, mille esitaja on sama ning mis on omavahel sisuliselt seotud ühe ettepanekuna. See tähendab ju tegelikult seda, et kui sama esitajate poolt on esitatud mitu omavahel sisuliselt seotud muudatusettepanekut, loetakse kõik need ettepanekud üheks tervikuks muudatusettepanekuks, mida ka hääletatakse ühe ettepanekuna. Nagu juba eelpool mainisin, 23. jaanuaril esitatud kuumutatavaid tubakatooteid puudutavad muudatusettepanekud vastavad eelnimetatud sama esitaja ja sisulise seotuse nõuetele. Juhtivkomisjon on aga mingil põhjusel kandnud need ettepanekud muudatusettepanekute loetellu ükshaaval ja läbisegi teiste eelnõule esitatud ettepanekutega. Ja veelgi enam tekitab segadust asjaolu, et sotsiaalkomisjon hääletas kõne all oleva ettepaneku üksikuid punkte samuti eraldi, kusjuures meie ettepaneku alapunkt 8 pälvis sotsiaalkomisjoni heakskiidu ja hääletati eelnõusse sisse. Muudatusettepanekute loetelus on see meie eelnimetatud alapunkt 8 välja toodud siis number 14 all, et saadikutele veel teadmiseks. Tähtis on tõsiasi, et kuumutatavate tubakatoodete ettepaneku kõik alapunktid said sotsiaalkomisjonis vähemalt 2 poolthäält, tegelikkuses said nad vähemalt 3 poolthäält. Sellest tulenevalt saan ma nõuda ja tagasihoidlikult ka nõuan kuumutatavaid tubakatooteid puudutavate ettepanekute hääletamist täiskogu teisel lugemisel. Õige oleks nõuda kõigi nende 10 ettepanekute hääletamist ühe paketina, see tähendab koos. Paraku ei ühtiks selline praktika tänase Riigikogu praktikaga ja seetõttu olen sunnitud järgima sotsiaalkomisjonis tehtud menetluslikke viga ja välja kujunenud Riigikogu praktikat ja nõudma kõigi 10 ettepaneku eraldi hääletamist. Aitäh! Madis Milling.